õnnistatud pühapäeva. Siis, kui sinu kogudus koguneb kokku, nii nagu me siin ennem palvetasime, et sinu rahvas, sinu perekond koguneb kokku. Üle maailma oled sina toimima pannud. Ja ma täna soovin nii väga, et sa ei saa minu käest mitte infot, vaid et püha vaim tuleb oma võidmisega ja muudab nii minu elu kui sinu elu. Muudab suhtumisi, muudab erinevaid olukordi. Ja piibel ütleb meile väga selgelt, kui sa ei palu, siis sa ei saa. Ja kui palud, sealt läheb edasi asi, vahest võid kehvasti paluda. Nii, ma väidan täna sellise väite. Jumal võib muuta sinu elu ühe teenistusega. Kas nii võib olla? Kas võib nii olla? Et ühe teenistusega muudab su elu kardinaalselt. Jumala teenistusega. Jah, Jumala teenistusega. Ja, nii, anna käega märku. Mina olen ka seda meelt, et nii võib tõesti olla. Halleluuja. Lootusfestivalit nüüd rääkisid, et mingi ühel päeval tuli 400, teisel päeval 700 oli tulnud päästmisele. Päästmisele, jah. Teisel päeval 700. Ja need rääkisid. Ja. No mina olin esimesel päeval kaasas kogu selle asjaga ja... Üks teenistus. Jah. Üks teenistus 700. Ja. Et annaks Jumal tõesti, täna võib siin paluda, et anna Jumal, et kõik need, kes võtsid päästmise, leiavad omale vaimulikud kodud ja et nad kasvavad Kristuses, et nad ei sure ära või ei jää, nagu me ütleme, nendeks väetiteks lasteks, beebika eluaeg. Nii, kõigepealt ma tänan, et me võime olla Jumal sinu tütred ja pojad. Tänan su lahkuse eest, et sa oled võtnud meid oma perre. Sina, kelle loodud on kõik nähtav maailm ja ka nähtamatu maailm. Palume püha vaim, täida see paik, see siin, Jumala sõna ütleb, see on püha paik, kus sinu perekond kokku koguneb. See on täna, see on siin. Ja tee sina, püha vaim, mida sa soovid teha, mida sina kõige paremini oskad teha meie südames. Mina ei oska minna oma südamesse, aga sina, kui kõnetad, siis minu südames toimuvad muutused, minu arusaamistest, tee tööd meie tervisega, suhtumistega, kui me oleme tuimaks jäänud, kui me oleme kuidagi pimeduses, me austame ja ülistame Jeesus ja samas luba meil minna aust ausse, usust usku, väest väesse, et tuleks sinu kuningriik ja sinu tahe maa peale, nii nagu see on taevas. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse nimi. See on nii kirgas, kaunis, imeline, vapustav nimi. Imepärane, mis on üle iga nime, Jeesuse nimi. Muideks me oleme sellesse nimesse ristitud. Vaid Jeesus, piibel räägib ilmutusel, tal on väärt avama raamatut. Tema on ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest, keeltest, rahvustest ja pagana hõimudest. Me täname, mis sa täna teed. Kiitus ja ülistus sulle, et sa oled siin meie keskel ja et sa tõesti teed südametes, arusaamist, tervises, suhtumist. Issand, me täname sind selle eest, et midagi sinu vaim teeb, sest me nii täname selle eest. Me oleme aukartuses sinu ees ja tänulikkuses. Amen. Kõigepealt meelde tuletus eelmisest korrast, minu tänase jutluse pealkiri on Jumala kartus versus pruut. Kui te mäletate, ma rääkisin eelmine kord nägemusest, mis ma nägin. Üks oli see, et kõlas seal nägemuse sees kõlas sõna, vaev on lõppenud. Sellest ma rääkisin eelmine kord. Ja kui ma koju läks, mõtlesin, ma hakkan nüüd uurima põhjalikumalt kogu seda vaeva asja ja ei tulnud sellest midagi välja. Jumala vaim juhtis hoopis mind Jumala kartuse teemani. Ja pildis oli ka see, mäletate, ma rääkisin, et äkki mäe peale tekkisid niisugused põlevad koopad. Ja kuskilt, ja iga koopa juures ma teadsin, et see on pruutkogudus ja nagu sealt kivi seest tulid välja pruudid, nagu sümbolid või mitte sümbolid, vaid pruut.
ja kui sa tead seda, et kui on korralik kivikoobas, kui palju sealt valgust välja paistab, kui valgus on sees? Kui palju paistab? No kui ei paista, eks ole ju. Ja mina nägin, et see valgus oli nii kõva, et ta paistis läbi kivi. Ja täiesti niisuguse mäe peale tekkisid nagu valgused ja iga selle koopa või nagu ma nägin neid niimoodi nagu kivikoobastena, iga ühe juurest kerkis nagu pruut välja, valges rüüs. Tal ei olnud mitte niisugune pruudiloor, nagu meil on siin, paneme taha või see oli nagu, ütleme niimoodi nagu rätiku moodi õlgade peal niimoodi. Mitte nii, nagu tänapäeval kui kroogitakse, mis iganes tehakse. See oli natuke teistmoodi pruudiloor. Aga see ei ole võib-olla asja nagu tuum, vaid lihtsalt see pilt tuletan meelde, milles me liikusime. Ja eelmine kord ma lugesin 2 kirja kohta. Ja tuletan meelde need. Esimene oli Jesaja 33:6. Tema on su aegade tagatis, su abiküllus, tarkus ja tunnetus, issanda kartus. See on, eestikeelses piiblis ütleb Sioni rikkus, aga teistes keeltes on aare ja vene keeles seda Sionit seal üldse ei olnud, aga tegelikult kogudus on ju, kogudusena me oleme üks pruudi üksuseks, et ta ütleb, et Jumala au saab ilmsiks. Kuidas te suhtute siis, kui teil on antud aare? Sul on üks väga väärtuslik asi kodus, kuidas sa seda hoiad? Hästi hoiad, üldse ei katsu, üldse ei vaata, vahepeal kontrollid, kas on alles, eks ole ju? Puhastad ka ikka, jah, just täpselt nii. Aga kuidas kas see aare on sul lihtsalt seal kuskil on või sa hoiad nagu panipaigas või sa teed ka sellega midagi? No võt see jääb sinu vastata. Ja järgmine kirjakoht Jesaja 11:3, mida ma eelmine kord puudutasin. Tema õndsus on issanda kartuses. Tähendab sinu õndsus. Õndsus on pigem niisugune arhailine sõna, aga kui nüüd lahti rääkida, siis sinu pühadus, sinu olemise julgus, sinu identiteet on kõik nagu kätketud sellest, õndsus on issanda kartuses. Kui minus on Jumala kartus, et ta mõista kohut oma silma nägemisega ega otsusta oma kõrva kuulmise järgi. Ja kui sina oled selline inimene, siis tead, kui lihtne on kohut mõista. Vaata, sa näed ju, mida ta teeb, eks ju? Sa ju näed ja see on vale ja kohe tead kirikuvande alla. Küll ma põhjuse leian teda kiruda. Tead, ta käib mul närvidele ka ja siis ta ütles mulle, astus eile kanna peale ja kõik, me saame ju täitsa öelda. Aga Jumal räägib hoopis teistsugusest suhtumisest ja teistsugusest, mis asi see Jumala kartus on. Ma ütlen veel Uuest Testamendist ka ühe kirjakoha, Filippi kiri 2:12. Nõnda siis, mu armsad, otse kui te ikka olete olnud kuulekad. Jätan siin seisma. Kuulekad. Kas sa oled olnud kuulekas? Võib-olla on Jumala vaim isiklikult sinuga rääkinud. Sõnakuulelik saab olla väga hästi Jumala sõnale. Jumala sõna räägib sinuga. Muide, Piibel 147:15, laulud 140 ütleb nii, et Jumala sõna lausa jookseb. Vaata teinekord kodus. Jumala sõna, Jumal laseb selle välja ja see jookseb mööda maad, et täita tema tahet. Ja kui me räägime, ma olen kuulekas, mis ütleb Jumal, ärge olge ainult siis kuulekad, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt nüüd minu äraolekul. Jeesus on ju ära isa juurde, ta ütles, ta läheb isa juurde, ta valmistab meile asemeid. Ta on seal praegu. Valmistage endile päästet kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Kas on sundus? Siin oli kirjas, kuidas? Et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Kui me nüüd räägime siin, et Jumala kartus ja pruut, paneme siia pruudi. Pruut tahab teha Jumala tahet. Pruut tahab kuuletuda. Pruut tahab õppida
õppida rohkem oma peigmest tunda. No kuidas seda tundma õpid, kui sa ei teagi, mida ta sulle öelnud on? Kui sa ei ole ta kirju üldse lugenud, ta on sulle saatnud paksud kirjad, sa pole lugenudki, mis ta sulle on öelnud. Kuidas ta sind kinnitab, kuidas ta sinust hoolib, kuidas ta sind tunnustab, kuidas ta on sinu eest kõik hinna maksnud. Ja siis ma tõesti tahaks täna siin deklareerida ikka seda, mida me deklareerime. Tead, ma nii tänan Jumalat tema sõna eest, mis meil on jäetud. See on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud, ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Pruut kuulutab julgelt oma peigmehe sõnu. Julgelt. Ma tean julgelt öelda, et minu teadvus, ma olen nii valmis. Oi, äkki ikkagi minu teadvus ei ole. Ma ütlen, et ma olen valmis ja kui ma olen valmis, siis tema peigmest tuleb mul appi. Mu süda on avatud vastu võtma. Äkki mu süda on ikkagi kinni. No ütle siis, et mu süda on avatud. Seal on sõnad, sõnal on meelevald, sõnaga loodi maailm, sõnal on vägi. Sinu sõnal on toimiv vägi, täpselt Jumal on jätnud. Mida sa räägid? Ei, minu süda ei tea, kas Jumal on siin. Ei tea, kas püha vaim ikka minuga räägib. No kuuluta siis, et räägib. Ta räägib igal ajal piibel. Kui sa natuke oled piiblit tugev, piibel ütleb, Jumal räägib kogu aeg. Me ei pane tähele. Igal ajal räägib läbi loodu, räägib läbi sõna. Niisiis, mu süda on valmis, avatud vastu võtma. Laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet Jumala sõna. Ja see muudab minu elu igavesti, igavesti, igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Nii, minu meelest võiks ju pruut olla see, kelle kohta me ütleme, et pruudil peaksid olema oma peigmehega lähedased suhted, mitte intiimsed, lähedased. Intiimsed mingis mõttes ka, aga kui me nüüd paneme siia inimkeelde ringi, siis me läheme kohe seksuaalsusesse välja, aga ärme sinna mine välja. Lähedane suhe, sellepärast öeldakse peigmes ja pruut, kui nad kokku saavad, õppige teineteist tundma, rääkige, mis te mõtlete, saage ja siis on nii lihtne. Ma tunnen juba teda. Ja siis ei ole see, et pulmapäeval äkki sa pead jah ütlema ja siis sa jooksed minema, nagu see üks film on, eks ole, see Põgene pruut. Olete et siis siuke tunne, et lähedased suhted ei saa ju olla kellegi, keda me kardame, on ju? See peab olema, sellel on teine tähendus, sellel Jumala kartuses, millest me täna räägime, see peab olema, ma pean olema lugupidav, aupaklik. No kui me räägime nüüd konkreetselt pruut, kas pruut peaks oma peigmehest lugu pidama? Ma arvan, et küll. Kui ta ei pea temast lugu, siis ei tule sest mitte midagi välja. Jah, just täpselt. Sa peaksid austama ja lugu pidama tema isikut ja sa peaksid justkui, mitte peaksid, nii kuidagi ka lähen jälle käsu sisse, aga samas kuidagi nii loomulik on mõelda seda, et kui nüüd Jumal juhtis nii, et Mooses viis oma rahva Egiptusest välja. On ju? Ei, mitte Mooses või Abraham viis oma rahva Egiptusest. Mooses viis ta pärast orjusest välja. Et rahvas viis Egiptusest välja, siis tegelikult Abraham oli milline suhe Jumalaga? Täiesti lähedane suhe. Nad vestlesid. Nad õppisid üksteist tundma. Ja nüüd ta tahtis, et ka kõik see rahvas, kes tuleb välja Egiptusest, et Jumal oleks nendega ka niisugune lähedane suhe. Aga seal, sa oled lugenud, kindlasti ütleb, et seal tuli kartus sisse. Oi, ei räägi parem Moosese kaudu või selle Abrahami kaudu, ei, meile pole vaja rääkida, tead, kõik maa mürises ja värises ja... Aga me armastame. Peaks, mida tema armastab. Kuidas ma tean, mida mu peigmes armastab? Just, siis ma saan teada, mida ta armastab. Tean, et Jumal vihkab pattu, aga kindlasti mitte ta ei vihka inimest, just täpselt. Ta vihkab pattu sellepärast, et see hävitab tema armastuse objekti.
ja eelmine kord ma puudutasin ka õpetussõnade 8.13 kirja kohta, issanda kartus on kurja vihkamine. Aga see ei ole selline kurja vihkamine, ma hakkan vihkama seda inimest, vaid nii nagu siin sõna ütleb, ma vihkan kõrkust ja ülbust, halbu eluviise ja pöörast suud. Kui keegi on patuköödikutes, kui keegi on seotud, siis tegelikult ma ei vihka seda inimest. Ma arvan, et see on teile nii mõistetav, me oleme sellest nii palju rääkinud. Aga Rooma kiri kinnitab seda veelgi 12.9. Armastus olgu siiras, kurjast hoidudes kiinduge heasse. Siis vihkamine ei käi ju sinna juurde. Hirm ei käi sinna juurde. Ei käi ju. Nii, väga tahaks, et sa võtaksid lahti nüüd oma piiblist, ma need kirjakohad jooksin kiiresti läbi, aga Hebrea kiri 1. peatükk 5-9. Ja nüüd Jumal ütleb, mis ta siis on. Kes leiab üles, saab lugeda täiesti kõva häälega. Ma usun, et see kostab siia kaamerasse ka. Jah, 1-5-9. Nii, loe. Loe niimoodi valju häälega, et kostaks siia kaamerasse ka. Sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud. Vabandust, hakka sealt lugema, kus 5. Mina olen temal isaks. On vä? Okei. Vabandust. Sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind. Ja veel, mina olen temale isaks ja tema saab minule pojaks. Aga kui ta toob oma esmasündinu maa peale, siis ta ütleb, ka kõik Jumala inglid kummardagu teda. Veel või? Ja. Inglite kohta ta ütleb küll, ma teen oma inglid tuulteks ja oma teenijad tuleleigiks, aga pojale ta ütleb, sinu troon Jumal seisab igavestest ajast igavesti ja õiglus on su kuninga kepp. Sa oled armastanud õigust ja vihanud ülekohut. Seepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi. Ja kui me nüüd paneme siia, et me räägime Jeesusest. Jeesus ju täpselt, see oli Jeesuse kohta öeldud sõnad, et ta võidis teda enam rõõmuõliga kui teisi. Siin käib 2 asja koos. Jumal ütleb, kes ta täpselt on. Ta nimetab meid oma poegadeks, nii nagu ta nimetab Jeesus, ta teeb Jeesusega meid võrdväärseteks. Kui me alguses palutasime, täname, et sa oled võtnud meid oma perekonda. Tõesti, me oleme väga tänulikud, sest me mõtleme, sa võtad ja annad hoolt meie eest. Sa valvad meid. Sa oled iga päev, kui ma tean Jumala sõnas, ma tean, et see on seal täpselt niimoodi kirjas, eks? Et ta valvab meid. Ja nüüd ta ütleb, inglid on meie juures, tähendab, kui ma ütlesin alguses kõik nähtav, nähtamatu maailm. Kas sina näed iga päev ingleid? Näed või? Ei näe. Nii. Nüüd, aga need on olemas. Pojale ta ütleb, sinu troon, Jumal, seisab igavesest ajast igavesti. Ta ütleb oma pojale, et sina oled minuga koos seal troonil. See on igavesti olemas, see ei kao kuskile, sina valitsed. Ja tema vihkab mida? Mis seal kirjas on? Ülekohut. Ülekohut. Ma vaatasin eesti keeles kuidagi see ülekohus, vene keeles on bezakonje, täiesti seadusetus tegelikult, kui otse tõlkida. Seadusetus. Me peaksime teadma, et ta ei nõua meilt mitte midagi võimatut. Ja kui ma lähen nüüd järgmise kirja kohta, siis ta tahab, et me oleksime seadusega kooskõlas. Seadused on nii lihtsad. Vanas testamendis 2 seal ütleb niimoodi, et ära valeta, ära varasta, armasta. Uues testamendis ütleb armasta oma Jumalat ja armasta oma ligemest. Kõik seadused on sinna sisse kätketudeks. Sa ei lähe siis tapma, sa ei lähe siis varastama. Ja nüüd kõik need asjad on sinna sisse. Tead, miks ta need meile andis? Et ma oleksin elus. Et ma hoiaksin teiste elu. Need on nii head seadused, mis ta meile on andnud. Jesaja 31:33, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb issand, on niisugune. Ja see on nüüd hämmastav leping. Nii hämmastav leping, mida meie, kui Abraham liikus, ma saan aru, et Jumal suhtles temaga, aga püha vaim kui selline, ma arvan, et oli seal.
ma ei tea, mil moel, kuidas, aga ta ütleb, pärast Jeesuse surma tuli, ta ütleb, ma saadan teile püha vaimu. Ja siin ta kuulutab Jesaja kirjas juba ette, et ma teen sinu sooga pärast neid päevi, ütleb issand. Ma panen nende sisse seaduse, mitte see, oi, mõni seadus, vaadake, ma ennem tunnistasin teile, mingi asi hakkab sulle silma, vaim nagu millegi peale reageerib, sa täpselt ei tea ja varsti püha vaim vastab sulle. Ta vastab sulle, sest sa esitad küsimuse. Noh, see pole mõtet trampida jalgu ja öelda, et ühesõnaga, et ma nüüd küsisin, vasta kohe. Tead, see tuleb see vastus. Vahest hämmastav, ta juhib näiteks mingi kirja koha peale. Mina olen tohutult üllatunud nende kirjakohtade, no siiralt üllatunud teatud kirjakohtade peale. Ma sain teinekord mingi nägemuse või mingi sükse piltliku ilmutuse ja siis ma leian selle täpselt kirjakohana. Täpselt, ma olen ikka... No ma usun, sina oled ka leidnud seda. Ta ütleb, ta paneb meie sisse seaduse, kirjutan selle neile südamesse, siis ma olen neile jumalad ja nemad on mulle rahvaks. Ja ma usun, et sina ütled ka, et see nii on, sest lõpuaegadel kasvab salajane seadusetus ja paljud taganevad usust. Teate, minu vanaisa tsiteeris kogu aeg ühte kirja kohta, nii et ma tegelikult ta tsiteeris seda selliselt, et ta ütles, et kui ta tsiteeris seda nii palju, mina ei olnud siis veel üldse jumalaga nagu lepitatud, päästetud, ta ütleb, Jeesus ütles ikka, kui ma tulen, kas ma leian usku. Jeesus ütles ikka, ta rääkis seda nii palju, et me õega mõlemad teame täpselt seda kirja kohta. Ja siis piiblis on ta öeldud täpselt niimoodi, et kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku. Täpselt nii ongi. Ja täna kiriku kalendris olev kirjakoht oli usk ja uskmatus. Ja see on Jeremiia 17, tee mind terveks, issand, siis ma saan terveks, aita mind, siis ma saan abi. Nii et me seisame täpselt sellel platvormil. Seadusetust on, kurjust on. Piiblist oled lugenud, kuri läheb kurjemaks, õige läheb õigemaks. Kas oled tõdend seda ka? Ja. Nii, ja minule tundub vahest, et mõned asjad, mis on vanasti ikka salajas tehti räkkust, nüüd tehakse avalikult. Ja siis veel öeldakse, et õige poiss, lähen. Te ütlete, et ma olen korrumpeerunud, te ütlete, et ma olen varastanud, siis ma lähen kohtusse, siis ma muudan nii palju ja lõpuks ütled kohtusse õigeks ka veel. Kuidas see kõik võimalik on? Ma ei tea. Inimeste mõrtsukad lähevad kohtusse 3 kuu pärast, nõuavad juba omale amnestiat. No ja siis mõtled, kuidas nad tulevad selle peale, et seda nõuda? Kuskilt keegi ütleb, kuule küsi, aga äkki saad, eks? Ja, ei ole midagi, minul on ka õigused. Mina olen teisi 3 tükki maha löönud, terve perekond on surnud, aga minul on õigused. Vaadake, kui kõver on kõik. Ja nüüd, kas ma suudan sellises kõveruses jääda pruudina, puhtana, siirana, ausaks, kas ma suudan? Äkki ma hakkan ka slipkerdama? Äkki ma mõtlen ka, et tead, see jumala sõna, vaata maailm on ikka siin praegu ja tead, ma võin sulle kindlalt väita. Kui jumal on loonud selle nähtava maailma, siis piibel räägib selgelt, see nähtav maailm on nagu uni selle kõrval, mis on seal kunagi üleval taevas. See on tegelik reaalsus. Meil on nagu vari antud. Sest vaata, kui me palvetame, ta ei ole meid jätnud ka selles osas teadmatuse. Nii nagu taevas, las nii sünnib maa peal. Oled ju niimoodi lugenud, eks? See kõik, mis Jumal on minu ja sinu jaoks valmistanud, tead, see on sulle kõige parem, et sa selle saad. Ma tean sõnast, kas ma tunnen ennast Kristuse pruudina. Andke andeks, ma olen 65-aastane vanaproua, ma ei tunne ennast, ma ei ole muidugi vana, ma ei tunne ennast vanana, aga kui sa mõtled, et kas ma tunnen ennast pruudina ja kui see termin iseenesest pruut, kui Rein, kas sa tunned ennast väga pruudina, eks? No ei ole ju sellist, see tundub kuidagi natukene, kui mõnitate mind, eks? Aga ometi ta võrdleb, see sümbol, mida ta paneb, see tegelikult kajastab väga, me saame aru küll, aga me nii kukud ka ei ole. Me saame ju aru, et on pruut ja on peigmes. Peigmes on midagi teinud. Ta suri meie eest, mitte keegi teine ei ole sinu eest, nagu Monika siin internetis just pani, et mitte keegi teine ei ole minu eest surnud. Mitte keegi teine ei ole hinda maksnud. Ta peksti niimoodi, et ta oli tundmatuseni muutunud. Nii et kui mina ütlen, oleks oma peigmest näinud, siis
kui ta peksust tuli, siis ma võib-olla poleks seda ära tundnud, eks? Ta oli kõik hinna maksnud, viimase veretilgani, vesi ka tuli tast veel välja, kui see oda torkas talle külge. Ja nüüd Aadam ja Eeva, ma arvan, et nad tohutult kahetsesid, et nad jäid ilma Jumala lähedusest. Ma olen millegipärast väga veendunud ütlemaks seda, sest saad aru, kui sa oled olnud nii lähedases suhtes Jumalaga ja siis lihtsalt sellepärast, et sa olid, mis nad olid, mis Eeva oli? Sõnakuulmatu. Kujutad ette, ta ainult ei kuuletunud sõnale. Ühes asjas ainult ei olnud rohkem. Aga see oli ka ainuke asi, mis oli keelatud, eks? Ja ainult üks väike asi. Ja meie ütleme, oi niuke pisikene asi, oi mul on siuke pisike asi. Ja siis, oi Jumal teeb minuga tööd juba 3 kuud, räägib mulle kogu ühte asja ja Jumal töötab minuga. Aga miks sa ei lase siis lõpuni, palun tee see asi ära, mis ta sulle räägib. Lõpeta ära, vii need asjad lõpuni, paranda meelt, palu andeks, tee asjad oma elus korda. Ei, me venitame ja siis uhkeldame, Jumal teeb minuga tööd ja juba 5 kuu töötab. Ma mõtlen, issand, kui armuline ta on. Ta on nii armuline, halastav. Mu peigmes on imeline. Ja kui palju, mitmekümneid aastaid on võtnud minul aega ja ikka vahest tuleb see olukord, kus ma kõhklen. Ma nagu isegi kõhklen, ma tean kõik, mis ta minu jaoks on imeliselt hea. Aga saatan räägib meil ikka veel. Ma panen tema sisse soovi teha teisiti, kui Jumal ütleb. Ma tahan, et ma panen teie sisse soovid, nüüd te nii austate oma soove, oma tundeid. Sa ütled, ma tunnen, et ma tahan olla just pedofiil. Mulle meeldibki lastega slikerdada seal internetis, sest tänapäeval on ju vanematel niivõrd vähe aega, sest lastel on kõik, neil on need telefonid, neil on oma tubades telekad, nad lasevad kohe suurele ekraanile kõike, mida iganes sealt lasta annab. Kõik on kontrollimatult neile avatud ja me ei tea, kus keegi sisse astub seadusetusega, eks ju. Täpselt samamoodi. Mul on tunne, mina olen homoseksuaal, mina võin, ma lähen kirikusse, ma olen kristlane ja siis ma teen kõike. Piibel ütleb selgelt, tead, kui sul on paranda meelt, tee asjad korda, ära tee neid asju lihtsalt ära tee. Palu Jumala käest abi, kas ta ei tea, et meil on, no ütleme selles mõttes, on mingid haigused, mõni ütleb, haigus, see pole mingi patt, eks ole ju. Haigusega me isegi oleme natuke uhked, et me haiged oleme, on ju. Aga kui sa vaatad, meie lapsed mängivad internetimänge, seal tapetakse inimesi, niiga mina olen mina ei ole üldse mingi inimene, kes saaks rääkida midagi internetimängudest, sest ma ikka üldse seda ei tee. Mulle üldse ei meeldi. Mõni mängib, ma vaatasin lennukis ka, et mängib ussimängu või mingit sõnum, et mind ei kütkestas, et jaburus. Tead, ma panen parvetan keetes või ma ei tea, mis iganes ma teen. Aga siin ei olnud praegu üldse jutt minust, vaid ma räägin, kui lihtsalt tuleb patt sisse. Jumal ütleb, ma tegelikult ei taha, et te seda teeksite. See kahjustab sind. Tee asjad korda. See ei ole nii, et mul ei ole mitte midagi. Oi näe, ma olengi selline, ma olengi mõrtsukas. Isegi mõrtsukad saavad andeks paluda. On ju? No, see risti peal oli. No, jah, seal oligi üks mees ka. Nii et ega piibel ei jäta meid teadmatusse, hästi palju on niisugust Jumala, kuidas me ütleme, sõnakuulmatust Jumala vastu, ülbust. Võta laulud 2. Ma usun, sa tead seda kirja kohta juba pea. Peame nagu rohkem kui Jumalat. Jah, just täpselt. Aga võta laulud 2 välja. Sul on see olemas piiblis. See on nii lihtne, kohe laulude alguses loeme siit. Miks vaganad möllavad? Miks, ma panen muidugi siin ette miksi, seal ei ole miksi. Miks rahvad mõtlevad tühja? Ilma oma kuningad astuvad esile ja vürstid peavad ühes kõus nõus issanda tema võitud mehe vastu. Milliseid seadusi võetakse riikides vastu?
Jumala vastaseid seadusi, eks ole ju. Nii, mida on ma mõtlen kas või seesama Halloweeni pidu. Mõned perekonnad on teinud sellest omale äri. Nendel ongi ja siis sa lähed teisele külla ja sealt tuleb mingi skelett, niuke mingi õhku täispuud. Millega me mängime? Kas meid tõesti rõõmustab surm? Niuke tunne, nagu enam ei saa aru, kus on piirid, kus on mõõdud. Aga piibel on meile õnneks teada andnud. Mina arvan, et see on kohutav, kui inimesed 60 aastat tagasi, minust vist kuskil umbes sinna kanti, Jumala Eesti Vabariigi ajal, meil veel esimese Eesti Vabariigi ajal, meil oli koolides usuõpetus. Ja kui alguses me vastu võtsime, siis oli koolides. Mina mäletan, kui ma seminaris õppisin, mina sain veel teha oma praktika Haapsalu Wiedemanni koolis ja siis Taeblas oli ka veel usuõpetus olemas. Nüüd ei ole enam mitte kus. Ja mina tegin seal põhikooli praktika. Ja praegu ära on kadunud. Jumala sõnast ei teata mitte midagi. Lapsed ülbitsevad vanematega. Austa oma vanemaid, ütleb piibel. Sellel on tõotus taga. Austa oma ema ja isa, et su käsi käis hästi, et sa oleksid kaua sellel maal, mis ma olen andnud. Jumal on olnud tõotuse selle asja taha. Ja ma näen, kuidas lapsed klähvivad, auguvad. No kohutav on kuulda seda. Ma ei kuule seda igal pool, aga vahest kuulen, eks ole. Nii siis läks nagu väga, ma ei tea, õhku täis vist läksin. Nii, 4. Kes taevas istub ja naerab? Issand pilkab neid. Temal on kõik teada. Oma vihast ta kõneleb siis nendega ja oma raevust ta teeb neile hirmu. Aga mina olen seadnud oma kuninga Sionile, oma pühale mäele. Sion on kogudus. Oma pühale mäele. Ma annan teada issanda otsuse. Tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu, küsi minult ja ma annan paganad su pärandiks, ilma ma otsad sulle omandiks. Tead, ja täna me võime ka öelda, isa, me küsime sinu käest paganad pärandiks, ilma ma otsad, laienda meie maa-ala, et meil ei oleks vaeva, nii nagu me eelmine teenistus just palvetasime Jaabese palvet. Löö katki need potissepa tehtud asjad, inimesed on oma õiguses nii suured, nii tähtsad oma õiguses, et siuke tunne nagu on täiesti ära unustatud, mis siis Jumala sõna ütleb. Teate, Jumala kartusel on 2 kategooriat. Ma arvan, kui hästi või halvasti ma selle nüüd lahti seletasin või et me väriseme Jumala ligiolust. Meil on Jumala aukartus ja samamoodi me väriseme Jumala sõna ees. Jeremiia, ma tahan, et sa kindlasti võtaksid selle ise ka piiblist lahti. Me kasutame Jeremiia praegu 5. peatükki ja siis lähme 11. Jeremiia ja siis on Jesaja, vabandust. Kes leidis Jeremiia ülesse? Jeremiia 5:22-25, mul võtab aega siit. Mul on olemas. On olemas, nii loe. Kas te ei karda mind, ütleb issand, kas te ei vabise minu ees? Kes olen pannud liiva merele igaveseks piiriks, millest üle ei pääse. Kuigi ta lained kohisevad, ei suuda nad midagi. Kuigi need mühavad, ei pääse nad üle. Aga sellel rahval on tõrges ja vastupanija süda. Nad on ära taganenud ja läinud. Nad läheb edasi. Nad ei ütle oma südamest, kartkem ometigi issandat oma Jumalat, kes annab vihma omal ajal, varajase hilise vihma, kes hoiab meile lõikuse nädalat. Teie süüdööd pöörasid need ära ja teie patud hoidsid headest eelnõud. Teie viimane lause. Teie süüdööd pöörasid. Jah, et kui kuskil suguvõsas, ma kujutan, et mina saan sellest niimoodi aru, süü kasvab suuremaks. Tehakse pattu üha enam. Teie pahateod ei luba teil saada Jumala õnnistusi. Mina olen niimoodi aru saanud, et Jumal, me oleme, ma ütlen, proovin sõnastada, me oleme Jeesusest teinud mõneti nagu kamraadi.
mina nüüd tulin siia Jumala riiki, mina olen nüüd päästetud, nüüd täida need soovid, teised soovid, sa ei täida, ahaa, okei, siis ei olegi kõik tõde, mis piiblis on räägitud. Aga kuidagi nagu unustame ära, mis asi on Jumala kartus. Ja ma kujutan ette, et kui ma täna panen selle Jumala kartuse pruut siia igale poole, siis pruut on see, mis formeerub lõpuaegadel välja. Jumal ütleb, ma teen oma pruudiga tööd. Ta teeb seda, kas sa lubad teha, kas sa lubad ennast puhastada, kas sa lubad endaga tööd teha, kas sa lubad Jumalal sind juhtida. Olemegi, et sellepärast ta meid puhastabki. Meid saab puhastada, meid saab, aga nüüd ma võin öelda, ei, minul on kõik korras, mina ei lasegi. Luba vähemalt see mõte endasse, et mitte see, et ma peaksin kogu aeg kookima enda sees. See ei ole üldse see koht. Aga lihtsalt see, mille kohta me oleme ära unustanud, millist Jumalat me teenime. Ma võib-olla need kirjakohad, mis ma siin panin, ta ütleb, ma olen pannud liiva merele piiriks. Ta tahab sealt liivast üle minna, ta ei saa, ta põrkab tagasi. Kui sa vaatad, kuidas mererannas on vesi, eks, täitsa hämmastav. Ta on pannud piirid sinna tänna. Tema teab kõike veepiisku, mis siin maa peal on. Ta teab, et osad on põhjaveed. Et kui ma nüüd Saamosel käisin, siis ta ütleb, et terve Saamose saar saab oma vee, mitte ju merest. Iisraelis tehakse soolasest magedat vett, aga seal ei ole. Teate, kuidas seal asi toimib? Seal on suured jämedad, mitte nüüd väga jämedad, tavalised veetorud. Need veetorud on mööda Saamose saart teede ääres, igal pool mägede peal. Veega kõik varustatakse, nad tulevad kalju seest, põhjaveest tuleb. Aga nad jooksevad, ma mõtlen, et miks te ei ole neid maa sisse pannud, nad lähevad katki, nad ütlevad, et aga see muld on suvel kõva, nii kõva, nad ei saa, kui läheb kuskilt katki, nad leia ülesse. Jooksevadki mööda, vaata, igal maal on omad asjad, eks. Ja me ütleme, oi, vaata, kuidas see, tead, ma olin nagu lummatud nendest torudest, mida me kui me autoga sõitsime mägedes igal pool, torud, vesi, inimesed saavad, ja teate, nad ei maksa vee eest. Nad ei maksa vee eest. Nagu meie maksame. No jah. Noh, aga seal on, me mõtleme, et no kuidas, eks. Jumal ütleb, aga teie räägite siin ja arutate, kuidas vee või torustiku süsteem on rajatud, eks ole, kuidas riigid on kehtestanud selle vee eest tasu. Aga mina tegin selle vee. Mina toimisin, ma panin toimetama, ühed veed on üleval, teised on all. Ja teie, millist Jumalat, kas me oleme ära unustanud, millist Jumalat me teenime? Ma kirjutasin välja Aamose 5:8. Kellega te mind võrdlete? Noh, nagu ma siin pikalt jututasin, ma hoian iga veetilka maa peal ja ma kaalun mägesid oma kaalukaussid ja nüüd ma jõuan Aamose 5:8. Tema, kes on teinud sõela ja vardatähed, kes muudab pimeduse hommikuks ja pimendab päeva ööks. Kas ei ole huvitavalt kirjutatud, eks ole ju? Ta teeb hommiku ja siis ta pimendab päeva ära ja sellest saab öö. kui sa vahest niimoodi natuke rohkem mõtiskled selle sõna üle, mitte ei kappa siit üle. Aga tõesti, kuidas see ikkagi niimoodi saab olla? Ta pimendab selle päeva ja päeva asemel samasse kohta, kus ennem tuleb öö. Me võtame seda nii loomulikult, toimib ju. Mis siin ikka nii imet on? Inimesed avastavad nüüd, teate, kuskil netis oli kirjas, et vee sees ei ole ainult see, mis siiamaani arvati. Vees on veel mingid molekulid, nüüd alles hiljuti avastati. Ma ütlesin, te kullakesed näete ikka kõvasti vaeva, uurite seda, mida Jumal on ammu loonud. Uurige edasi, ega teil see kahjuks ei tule. Et muudku avastame hämmast. Jumal on nii põhjalikult, nii täiuslikult kõik loonud, et mind hämmastab. Habakuk ütleb 3:6. Tema seisab ja mõõdab maad, vaatab ja paneb rahvad võpatama. Igavesed mäed purunevad ja vajuvad ürgsed künkad. Oi, see on igavene mägi seal, eluaegne. Jumal võtab kätte, teeb krõpp.
ja nagu poleks olnudki. Nagu eelmises jutus, seal elavad veel need lontidega need asjad. Ja, et seal elavad neid ja pühivad tolmu nende pealt veel, eks ole. Kujutad ette, aga ma mõtlen, siin pühadusel on ka üks niuke, kuidas võib-olla ma nii väga hästi, aga ma proovin sulle selgitada. Sest et Jesajast oled sa kindlasti kuulnud. Jesaja oli üks prohvet, kelle kohta Jumal ütles, et ta oli jumala kartlik, ta ütleb, et ta oli üks vaga mees, jumala kartlik, ma ei mäleta, aga ta oli vaga, see Jesaja. Ja siis see asi, mis juhtus, oli aasta, see ei ole minu tarkus, see on sealt raamatust, 742 aastat enne Kristust, kui elas Jesaja, siis 6.4, võta lahti, sa tead seda kirja kohta väga hästi. See on see kuningas Ussia tuli võimule või suri ära. Jesaja, nii, prohveti kutsumine. Sel aastal, kui kuningas Ussia suri, nägin ma issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel. Nii, ennem seda Jesaja rääkis sellest, kui rahvas on sõnakuulmatu, kuidas nad ei toimi, kuidas nad on, ja äkki ühe korraga ta kohtub Jumalaga ja seal ta näeb ühte nägemust. Temas kõrgemal seisid seeravid. Igaühel neist oli 6 tiiba, 2 ta kattis palet, 2 kattis oma jalgu ja 2 ta lendas. Kujutad ette, kes elas enne Kristust mees. Ja nüüd talle antakse siuke nägemus. Teate, meie ütleme praegu, et meil on siis ulme-vilme ja meid on treenitud selle pildiga. Aga mis siin nii huvitavad siis on? Tiivad siin, silmad seal, kõik kohad täis. Mis seal siis ikka on? Nagu ulme-vilmi, eks ju. Aga kui sa mõtled praegu, ma arvan, et seal ei olnud lihtsalt see pilt, vaid seal oli kohal ka Jumala kartus, Jumala kohalolu. Ja Jesaja ütleb seal niimoodi. Ja need inglid hüüdsid seal üksteisele ja ütlesid, püha, püha, püha on vägede issand. See ei ole see ülistuslaul, mida me laulame püha, püha, püha. Vaid kui Heebrea kontekstis midagi öeldakse 3 korda, siis see tähendab, see on absoluutne, seda rohkem enam võimendada ei saa. See on nii kindel, see püha, püha. Meie lihtsalt oleme selle lauluks teinud, lauluna ta ka tore, aga saad aru, et lihtsalt kordame aga saad aru, see ongi see rohkem püham. Tegelikult me räägime, miks seal ei laulda niimoodi, et Jumal on armastus, 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 ustavus, ustavus, ustavus. Aga miks need sõnad ei tulnud esile? Siis ma arvan, et kõige selle, mida meie ei oma, aga mida Jumala kohalolu teeb, ta teeb meid pühaks. Samamoodi nagu tema on püha. Nii et kui Jumalas on armastus, halastus, heldus, kõik see on olemas, aga kõige selle pühadus on kõige selle alus. Ja siin ta ütleb, uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest, koda täitus suitsuga ja ma ütlesin, mitte enam see, et kõik rahvas on patune, kõik. Nüüd ta ütleb tema enda kohta, häda mulle, sest ma olen kadunud, sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt, ma olen roojaste huultega rahva keskel, sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede issandat. Jumala kohalolu midagi nii sügavalt muudab meis. Ja ma ei tea, kas te teate sükest mees nagu Oswald Chambers, see on üks kirkuse kiituseks, vist on üks raamat temast. Tegelikult ma natuke, kui ma selle uurisin, siis ma sain teada, et ta ei elanud üldse väga kaua, ta oli väga, võttis Jumala vastu. Siis ta teenis, oli missionäär, kõik asju tegi ja ta sai abielus olla 7 aastat ja kõik need tema jutlused, mida ta kunagi tegi ja mõtteterad, mis ta kunagi kirjutas, ta tegelikult kirjutas eluajal ainult 1 raamatu. Tema naine on vist minu meelest, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma just lugesin, kas on 30 raamatut tema nende kirjutuste varal moodustanud. Ja need mõtted, mis temal siis olid ja üks tema mõtetest oli siis selline, mis käib selle, kui me jutustame Jumala armastusest, siis riskime unustada, et Piibel esmajärgus ei ava meile mitte seda, et Jumal on armastus, vaid tema võrreldamatu, imekspandav pühadus on see, mille keskel asub armastus.
ma nii tahtsin seda teile öelda, minu meelest see oli no nii ilus mõte, et kõiges Jumal on pühadus, on tema alus. Pühadus on tema tegelik olemus. Ja kui nüüd Jesaja tegelikult see, mis Jesaja nüüd kirus seal kangesti, see on täpselt selle sama prohveti 6.–5. peatükist, kui sa hakkad ütlema, mismoodi ta ennem seda rääkis. Häda neile, kes reastavad koja kõrvale koja ja lisavad põllule põllu. Siis on 11. salm, häda neile, see on siis nüüd Jesaja 5.11, häda neile, kes tõusevad hommikul vara, et jahtida vägijooki, kes viidavad aega hilja ööni, kuni vein paneb nad õhetama. Siis 20, häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse. Ta rääkis seda oma rahvale, aga kui ta nüüd kohtus seal Jumalaga, siis ta mõistis, et ka tema on roojaste huultega. Tead sa, seda ei saa nagu väga, kuidas ma ütlen, ma ei saa seda ei sinu külge pitseerida, ei enda külge. See on see, mida teeb Jumalaga kohtumine. Aga peale selle, aga võib-olla mõni ütleb, mul ei olegi niisugust. Ma tahan sulle täna kuidagi nagu selgitada, kui see on võimalik, ma loodan nii väga, et Jumala püha vaim on mul abis. Et me mõistaksime, millist Jumalat me teenime. Justkui ära unustades, et ta on niivõrd võimas Jumal. Mis sind vaimustab? Kas keegi armastab jalgpallimänge, me ühtegi vahele ei jäta? Ei vaimusta. No, siin ei ole see. Mõnel, tead, modellid. No minu õde armastab hirmstada nalja teha, et ikka, ma tahan ikka modelliks saada, kui sa vähemalt ei ole, siis proovi käituda nagu modell. No siis see nüüd on tema naljad, see ei ole päriselt tegelikult. Mina ei jätta ühtegi Midsommeri mõrva vahele. Aga sa ju ei, no selles mõttes, kui me räägime, et kui mõtled praegu meie pisikesed, no mina tean, minu Johannes mängib ka jalkat aga tal on ikka mõned tähtsad poisid, kui ma temaga ükskord rääkisin, et tead, sina nüüd vaatad, Johannes, ütled, et oi, kui vägev, kui osav mees ta on, et näed, ühe metallrõnga sisse, võrgu sisse viskab palli. Mis osavus see on? Vaata, mis Jumal on teinud. Vaata, kuidas ta kõik on loonud. Johannes ütles nii siiralt, ma pole üldse nii mõelnud. Vaata, meil on Jumala sõna, mis meile ütleb. Ja sa oled lugenud, et Hiobi kohta Jumal ütles sellised sõnad. See Hiob oli päris algusest, ütleb, ta oli õiglane, Jumala kartlik, hoidus kurjast. Ja kui juhtus see, et Jumal ilmutas talle ennast, ta jäi Jumalale truuks, ta sõbrad teda materdasid, ta jäi Jumalale truuks, ma olin ainult, ja siis ütleb 42.56, 5 ja 6, ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, ja Hiobi raamatus. Ütleb nüüd ta ise, Hiob ise, ja nüüd mu silm on sind näinud, seepärast ma võtan kõik tagasi ja kahetsen põrmus ja tuhas. Ilmutuse raamatus 1, seda tahaks mina kohe lugeda, võtame lahti ilmutuse. Ta oli Jumalaga mingi suhe, tal oli, ta ju väga kartis Jumalat, ta ohverdas oma laste eest, tal ikka mingi suhe oli, aga kui ta nüüd kohtus sellisel kujul uuesti, Jumal rääkis temaga, vaata, sina nurised selle, ütled, mis see, aga vaata, mina tegin selle, ma tegin selle. Kui ta nüüd, siis ta ütles, Jumal, palun andeks. Muidugi Jumal muutis ta saatusi ja mina olen täiesti kindel, et ei ole minu peigmees see, kes tahaks mulle kogu käru keerata, kui üks valvab kogu aeg, et teeks ta ametivat siis, tead. Ei ole ju niimoodi, mina ei ole niimoodi piiblist aru saanud. Mina saan aru, et ta on meie eest kõik hinna maksnud. Ta on kõik teinud kuni vereni välja, nagu ma ütlesin enne, viimse verepiisani välja, on kõik minu eest maksnud. Ja kui ma võtan nüüd lahti ja võta sina ka, sul on ka piibel, ilmutuse raamatus esimesse peatüki läheme, ainult esimesse peatüki, et mõista, kuidas ta sõnastab seda, mis on tõde. Ja lähen 16-17. Siin sa tead Johannest, eks? Johannes ütleb, et ma puhkasin, ma olin see jünger, kes väga-väga armastas Jeesust, ma olin talle kõige lähemal, mina olin jünger, kes Jeesust armastas, olete kuulnud seda, eks? Ja ta kirjutas evangeeliumi ja ta kirjutas mitmed raamatud ja nüüd ilmutuse raamatus, kui ta oli kohtunud Jumalaga.
Siis ta nägi sellist nägemust. Tal oli paremas käes 7 taevatähte ja tema suus välkus vahe 2-terane mõõk ning tema palged olid otse kui päike, kui see paistab tema väes. Johannes oli Jeesust kohanud. Ta oli temaga kohtunud. Nüüd oli Jeesus surnud, üles tõusnud ja nüüd ta ilmutas talle ennast, eks ju. Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu, nagu tema pani oma parema käe mu peale ja ütles, ära karda, ma olen esimene ja viimane. Siis ta näitas ennast täisvõimsusest, kes ta on. No ma ei usu, et täisvõim, ma arvan, see võimsus on veel suurem, et vaevalt, et kõik võimsus. Aga kas sina oled? Ma küsin nüüd lihtsalt puht sellest, et mina tean, ma ei oska sulle praegu konkreetset fakti või ühte fakti ma ei tahagi tuua. Kas sa oled olnud niisugustel jumalateenistustel, kus sa lähed kohale ja sa vaatad, kui võimas, sa tead, et need on võib-olla selle riigi ja selle maa kõige võimsamad ülistajad, sest nad on õppinud, nad on seda teinud, nad on kaua teeninud, nad ülistavad seal laval Jumalat ja siis sa vaatad saalis, mis toimub. Mõni seisab, tead, käed taskus niimoodi ülbelt, mõni räägib juttu, teised iitsitavad, 3 läheb mööda, viskab 5, 1 tõuseb äkki ülistuse ajal püsti, läheb, võtab veel midagi puhvetist, ostab omale. Ma olen sellist asja näinud. Et kui ma seda, see oli muidugi võõral maal, aga kui ma sellist asja nägin, siis ma mõtlesin, mis toimub. Teate, ma ütlen ausalt, ma olin nii noor kristlane siis. Tead, ma sain aru, et midagi on nii valesti. Aga ma ei saanud aru, kas tõesti niimoodi, nad on kõik nii profid, nad on kõik nii üleolevad või? Aga teate, lõpuks ma sain aru, see oli täielik Jumala kartmatu seal teenistuses. Ja siis, kui see pastor siis seal üles astus, siis ühesõnaga toimus seal muidugi tohutu meeleparandus, ta võttis selles suhtes sõna. Aga teate, kui president astub, ükskõik kuhu, me räägime president, tuli, rahvas jääb kõik tardunud seisma. Aga kui meie tuleme teenistusele, me ju eeldame, et meie Jeesus tuleb siia ka meie keskele. Olete kuulnud neid anekdoote, kui öeldakse, et üks pisike poissi saab ukse peal, mis sa siin oled ja nutad? Aga mind ei lastud kirikusse. Ära muretse, Jeesus ütleb, mind ka ei lastud, olete seda anekdooti kuulnud, eks ju? Nii, aga mina nii tahaks, et kui me tuleme teenistused, me oleme lugupidavad Jumala suhtes. Me oleme lugupidavad oma suhtumistes, oma käitumist. Kui ma ütlen, teenime Jumalat, siis istun nagu nui ja ma ei tee suud ka lahti. Mis moodi sa teda teenid siis? Jumal ütleb, kiida mind, ülista. Vähemalt palvetagi siis see hetk. Kui sa ei ole väga, tead, mina ei ole selline inimene, kes ülistab. Ma ei tea. Hakka siis õppima seda asja. Nii, laulud 50, Jumala vägevusest veel kord, laulud 88, vihaleek võib vahepeal inimesele, mõni võib tunduda niimoodi, et vihaleek lasu mu peal ja kõigi oma lainetega vaevad sa mind. Sa ei viibi kohas, kus teda ei austata ega peeta lugu. Vaat niisuguse kirjakoha leidsin. Jumal ei ole seal, kus temast ei peeta lugu. Nii, nüüd 3. Moosese raamatus 10.3. See ongi, millest Issand on rääkinud, öeldes, oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au. Tead, ta räägib sinu ja minuga, kes me tahame. Me võib-olla ei ole täiuslikult, aga ma igatsen, Jumal, sinu kohalolu. Ma proovin omalt poolt panna selle panuse, mis on minu. Ma teenin nii, nagu ma oskan. Jumal, õpeta mind astuma üle oma piiridest. Ta ütleb, ma olen seal. Ma olen isegi teile oma pühadust õpetamas. Ma olen teie keskel. Oma lähedaste keskel, oma lähedaste, oma sõprade, oma kallite keskel ma ilmutan oma pühadust. Ma võtsin mõne kirjakohaga Vanast testamendist.
kas sa oled olnud mõnel niisugusel teenistusel, kus on tohutult väeavaldusi ja siis niisugune tunne, et inimesena sa tahaksid nagu midagi öelda, et kui vägev või niisugune, tead, parem ära üldse räägi, tead, solgid ära. Oled ju, ma ei tea, kas keegi on olnud niisugused suured jumala väeavaldused olnud, sul ei ole sinna midagi lisada. Sa ei suuda nagu nii seda ümber rääkida. On ju? See on nii tugevalt su sees, mida sa seal enam, niisugune tunne, et no mida sa räägid, et pane suu kinni, ole vait parem natuke aega. Noh, just, jah, lase õhk välja lihtsalt. Ja siis ma tean, et oli ma leidsin ka selle kirjakoha üles, ma ei tea, kas ma selle kirjutasin ka lõpuks, kuidas üks tunnistus oli sellest, kuidas oli siuke teenistus, kus oli hästi palju väeavaldusi, inimesed kukkusid maha, nutsid, mis iganes see oli. Ja tead sa, siis üks mees tuleb siis jutlustajale vastu, see on ühe jutlustaja tunnistus, minu meelest, kui sa Ostin, on niuke jutlustaja, ta käib televiisoris, on ka tema neid jutlusi lastud. Ostin vist, jah. Jah, võib-olla. Aga tema ütleb niimoodi, et ta jutlustas ja suured väeavaldused olid saalis. Ja ta hakkas nagu saalist välja minema, aga ta, ennem ta nägi ühte naist, kes oli samamoodi jumala väe all seal. Ja siis ta hakkab välja minema ja siis see abielupaar seisab nagu ukse juures. Ja niisugune tunne nagu tahaks talle midagi öelda, umbes nii, et nii vägev oli, eks ole, et siis ütleks midagi. Ja siis see mees ütles sellised sõnad, selle naise abikaasa. Ma tundsin ennast nii puhtana. Vaata, kui Jumal tuleb kohale, siis siuke tunne, et ta võtab ära kõik selle räkkuse, kõik mured ja teeb meid puhtaks. Ja see on täpselt siuke kirjakoha, ma leidsin ka üles, ma ei täpselt, kus ma selle siin panin. 19:10 lauludes. Issanda kartus on puhas ja see püsib igavesti. Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged. Aga teate, ma räägin sulle nüüd ja toon sulle piiblist välja, et inimene võib olla väga andekas. See objekt võib olla väga andekas ja temas ei pruugi olla jumala kartust. Tuleb sulle keegi piiblist meelde? Ma tuletan sulle meelde. Oli üks tegelane Lucifer. Auliselt tehtud, imeliselt tehtud, kaunilt kootud, perüllid, krüsoliidid, kõik olid ta õnaruste sees. Ta oli nii täiuslikult tehtud, ta oskas andekas, ülistusjuht, kõike, imelised anded, nägus, ilus, ülivõrdes piibel kirjeldab teda. Aga teate, ta ei saanud olla igavesti Jumalaga, sest temas ei olnud Jumala kartust. Ta visati alla. Ta hakkas Jumalale vastu. Kuidas sa hakkad Jumalale vastu? Sul ei ole Jumala kartust siis. Kõik inglid nägid Jumala au. Kõik inglid, 1/3 ei omanud Jumala kartust. Ja ta visati alla. Nad ei saanud olla Jumalaga seal. Nii, võtame Hananias ja Safira. See oli võimas aeg, kus imed sündisid imede järel. Nad olid viinud oma vara, oma maja müüki. Ja nüüd nad tulevad. Tead, ma olen kogu aeg mõelnud selle kirjakoha peale, et ma olen mõelnud, et Jumal valvas, nagu, et ei tehtaks, nagu valet ei räägitaks. Aga nüüd, täna ma olen terve nädal seda jutlust ette valmistanud, et siis ma mõistsin äkki, et vau, nad tahtsid olla, nagu esineda teiste ees. Näeme, toome oma raha teile. Kas kõik te tõite? Nad ei pidanud ütlema, et me kõik tõime. Seal puudus Jumala kartus. Ja sellepärast. Vanas testamendis ütleb ühes kohas, nad tegi sütepannile, panid, mida nad ei pidanud tegema ja langesid surnult maha. Aadam ja Eva käisid tema palge ees, nägid Jumala au. Ja sellepärast nad ei jäänud igavesti, sest nad olid sõnakuulmatud. Ja nad ei jäänud sinna, kus nad pidid olema. Ma kujutan ette, et nende olukord võis olla tohutult ränk. Sa pead olema lahus sellest nii heast asjast. On keegi kaotanud midagi väga väärtuslikku head? Mina olen. Ma tean, kui raske on sellest lahti lasta. Sa nagu ei tahakski lahti lasta. Tooks selle kohe.
Tead, ma ütlen sulle, et kõik loodu saab läbi katsutud selle õppeainega, nagu on Jumala kartus. Me oleme kuulnud eriti viimasel ajal väga palju lugusid töötegijatest, pastoritest, kes alustasid oma teenistust tohutu tulega ja on nüüd läinud patusisse. Eks väga palju tunnistusi, väga suured võimsad Jumala teenistused, tuhandetega kogudused. Kui palju kristlasi on jätnud Jumala, siis tekib siuke tunne, et Jeesus ütleb, kui ma tulen, kas ma leian usku, kui inimese poeg tuleb tagasi, kas ma leian usku maa peal. Ja kui ma täna, ma võin teile vist väita, et ma ei ole tervet jutlust kunagi Jumala kartusest rääkinud. Ma olen rääkinud niimoodi natuke osaliselt, natuke sinna vahele pikkinud seda. Aga Jesaja 66:2 on ju minu käsi selle kõik teinud, nõnda on see kõik sündinud, ütleb Issand. Aga mina vaatan ka niisuguste peale, kes on vilets ja kellel on puruks pekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees. Kui ma ütlesin, et me väriseme Jumala ligiolu ees, siis me väriseme ka tema sõna ees. Jumal otsib inimesi. Ta otsib ikka veel, ta vaatab meie peale. Kui ta otsis Abrahami, Moosest, Noad, Hiobit, Estrit, Jumal otsis prohvet Samueli ja pani teenistus, ütleb, mine nüüd otsi see, keda ma tahan võida kuningaks. Ja talle toodi kõik teised 7 venda. Ei, mitte seda. Ei, mitte seda. Mitte see, mis silmaga oli ilus. Vaid see, Jumal näeb südamesse. Inimene näeb, mis on silma ees. Alistame Jumala. Siis mul on veel siia pandud see, et kui Kornelius, roomlane, sai kohtus seal, siis ta ütles, mine nüüd sinna, mina ingel kohtus temaga ja mine sinna tänavasse seal Peetrusega kohtud, ma saadan Peetruse su juurde. Et tema räägib sulle päästmisest, ingel ei rääkinud päästmisest. Ja Peetrus rääkis, ta otsis neid inimesi, ta oli roomlane, ta ei olnud juut, aga tema süda oli Jumala kartlik. Alistume Jumalale. Millal? Kuidas moodi? Tead, ma ütlen sulle, viivitamatu alistu, kui Jumal sulle midagi ütleb. Laulud 119:60 ütleb, ma tõttan aega viivitamata pidama sinu kästke, need on Taaveti sõnad. Tead, tee siis ka Jumala käske täida, kui sa ei saa kõigest aru. Mul on nii raske andestada, ei, ma ei suuda. Kui näiteks keegi on sind laimanud ja sa seetõttu kaotasid töö, mis sest? Andesta ikka, mis sest, et sa alistu Jumalale isegi siis, kui on valus. Jeesus alistus Jumalale lõpuni välja. No kui me ütleme, ei no mis siis, kuidas ma siin Jumala teenid, mingit kasumit, tulu ei saa, igaüks peab ju ikka mingit kasu ka saama, siis tegelikult Piibel räägib väga ilusti sellest, et Jumala kartus pidi olema tuluallikas, on ju. Aga kas see on sinu motiiv, mille pärast sa teenid? Ma ei usu, et seda on. Nii, aga nüüd ma tahan küll, et me loeksime Piiblist 1. Timoteuse 6. peatükk ja 3-6. Nii, kas keegi tahaks võtta Piibli lahti ja lugeda? See oli 1. Timoteuse 6. peatükk 3-6. Et Aivo hääl võib-olla kostab siia. Jah, loe. Jaa, räägi. 1. Timoteuse 6. Kui keegi on... Lea, leiad sina, on sul valmis? Jah. Kui keegi õpetab teisiti, ega jää meie Issanda Jeesuse Kristuse tervete sõnade ja Jumala kartusele vastava õpetuse juurde, siis see on iseennast täis ega saa millestki aru, vaid on haige vaidlemisest ja sõnelemisest, millest tekib kadedust, riidu, teotust, kurje, kahtlustusi, lõputuid hõõrumisi inimeste vahel, kes on mõistuse poolest rikutud ja ilma jäänud tõest ning
kes arvavad Jumala kartus olevat tuluallika. Ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Amen. See ei ole mu eesmärk, eks ole, et ma, kujutage ette Estrit. Kas tal oli kasulik minna oma rahva eest kuninga ette? Tead, vaevalt. Seal pidi üks teine nüanss olema, mis töötas. Seal oli see õppeaine, Jumala kartus. Tal oli kõik olemas. Absoluutselt kõik oli tal olemas. Tal oli olemas elukoht viimase peal, riided, hoolitsus, mis iganes. Ja nüüd ta läks kuninga ette jutule. Ja seal ei olnud, ta ei saanud, tal oli ainult kaotada. Tal oli kaotada isegi oma pea. Aga ta tegi seda sellepärast, et ta omas Jumala kartust. Nii et tema ei vaaginud sellega. Jumal tahab meid õnnistada. Mina leian, et see ei ole üldse selle Jumala kartuse juures niisugune asi, mida Jumal, me ütleme, oi, nüüd meil ei ole mitte midagi enam või. Siiamaani kogu aeg rääkisime, et ikka õnnistatakse, muudkui õnnistatakse ja imed sünnivad meiega. Ma olen täitsa kindel, et Jumal tahab. Kui Jeesus maksis hinna, mis sa tahad öelda, et kui sa lähed taevasse, et siis sul on vaja terve olla. Ma arvan, et sa oled seal terve. Sul on siin maa peal, võta vastu see. Ära võta vastu haigusi, võta vastu tervist. Võitle haigusega, võitle kurjusega, võitle nende asjades, mis sa näed, mis on Jumala sõna vastu. Ja 5. punkt, ma ei tea, kas te panite tähele, mul oli 5 punkti, et kuidas Jumalale alistuda viivitamata, isegi kui sa ei mõista, alistu Jumalale, kui on valus, see oli 3. Kui meil pole see kasulik ja isegi 5. tehke lõpuni täielikult, terviklikult, mida me peame tegema. Teate, Saul tegi päris, ta valiti ja võiti kuningaks, aga ta tegi peaaegu päris palju. Ma ütleks võib-olla 5% jättis tegemata. Aga seal oli üks teine nüanss. Selle 5% sees oli Jumala kartmatus. Ta kartis inimesi rohkem kui Jumalat. On ju tore niimoodi vaagida, kui välja tuua neid asju. Aga tead, Piiblis on 40 imepärast autasu, hüve, soosingut, eelistust, mis kuuluvad neile, kes kardavad Jumalat. Väga tihti tsiteeritakse, räägitakse, kõik need, kes on uuesti sündinud. Ei, mitte kõik need ei saa sellist tasu. Ikka need, kes Jumalat teenivad, kes on sõnakuulelikud talle. Väär arusaam, et tõotused kuuluvad kõigile. Ja sa võid läbi noad ära pääseda. Ikkagi, aga pigem on nii, et kes on uuesti sündinud ja kardavad Jumalat, vaat need saavad need õnnistused. Sõprus ja lähedus, ma hakkan lõpule jõudma. Toon lihtsalt näite sellest, kuidas on toiminud, kuidas nende inimeste elu on läinud, kes on Jumalaga lähedased sõbrad olnud. Laulud 25:14 ütleb niimoodi. Issanda osadus on neil, kes teda kardavad ja ta annab neile teada oma lepingu. Kellega sa jagad oma saladusi? Kas igaühega või? Ja kõige lähematega, eks ole ju? Jah, just. Kui Jumal ütles Abrahamile, et sul on kõige kallim, on see Iisak, see poeg, tõotuse poeg. Mine ja ohverda see mulle. See on minu jaoks alati üks niisugune mõistmatu. Olles ise lasteaia õpetaja, mõtlen, et kujutad ette, missugune hingeline trauma oli seal Iisakul, kui isa tõstis noada kohale. Aga mina arvan, et tal ei olnud traumat. Nüüd, kunagi ma arvasin, sest ma olen lasteaia õpetaja, ma mõtlen asju niimoodi. Ma olen harjunud niimoodi mõtlema. Aga ma arvan, et seal oli Jumala kohal olnud täielik. Sest et kui nad ehitasid altarit seal, ja teate mis, kui ta sai selle sõnumi Jumalalt, mis Abraham ütles? Ta läks järgmisel hommikul koos oma sulastega teele. Järgmisel hommikul ta ei viivitanud. Ma ei garanteeri, mis ma oleks teinud. Ja 3 päeva kõndisid. 3,5 päeva kõndisid, just täpselt. 3,5 päeva kõndisid. Ma pole tähele kandki. Mõtlesin, et maja taga künka. Jaa, maja taga künka peal. Ja kujutan, et kõndisid selle tee jooksul. Mõtle, mis siin Abrahamil peas käis. Minu kaua oodatud, minu tõotuse poeg. Aga tead, ma arvan, et ta usaldas oma Jumalat.
ja siis poeg ütleb, aga kus siis see ohvriloom meil on? Ei ole pojakene, teeme selle altari nüüd valmis, küll Jumal kannab kõige eest hoolt. Ja siis sidus oma pojakese sinna külge ja siis tõstis noa ja siis tegi sokk seal. Seal kuskil oli kinni jäänud see oinas. Jumal tegeleb minuga ja kui me ütleme niimoodi, oi tead, ma tean küll, et teil ei jää oma poissõbraga magada, aga tead, ma nii armastan teda. Aga Jumala sõna ütleb, ära tee seda, eks? Oi, mul on nii suur armastus, on ikka ka või? No ma kohe tunnen seda, just täpselt, ma kohe tunnen seda. Nii et siis ma ütlesin ainult parandage meelt. Kui ingel teadis, ma ei tea, ma olen siin mingi lause kirjutanud, mis ma siin mõtlesin, ei tea. Nii et mina olen teie jaoks, osade jaoks sõber, osade jaoks pastor, osade jaoks tuttav, osade jaoks võib-olla Marika lihtsalt. Ja aga keegi, kellega mul on veel lähedasem suhe, see on minu abikaasa. Mitte keegi, ma usun, ei tunne mind niimoodi ja mitte kellelgi ei saagi olla nii lähedas suhet, kui mul on minu abikaasaga. Te keegi ei tunne mind sellest aspektist, kindlasti mitte. Ja täpselt samamoodi on sinuga, sina ja sinu abikaasaga. Eks? Ja nüüd, kui sa mõtled, sina ja Jumal, sina pruut ja sinu peigmees, teil on nii eriline suhe. Ärme lörtsi seda ära. See aukartus on omal kohal, ka abikaasade vahel. See on täiesti omal kohal. Oi, me oleme nüüd nii familiaarsed, me oleme nii kaua tuttavad. 42 aastat oleme abielu. Ja siis ma väga austan oma meest ikka veel. Ta ikka veel üllatab mind. Ta ikka veel meeldib mulle. Mulle ikka meeldib, et ta tuppa tuleb. Mul on see nii meeldiv. Ma olen nii tänulik Jumale tema eest. Aga see on lähedane suhe. 2 meest, Lot ja Abraham. Lot oli tema vennapoeg ja Piibel räägib Lotist kui ühest mehest, ma ütleks selle uuesti sündinud, eks ju. Aga nüüd Abraham oli nii suur sõber, et Jumal rääkis Abrahamile, vaata seal Jordani arvusad maad, kuule tead, ma mõtlesin seal Soodoma ja Gomorra hävitada, mis sa sellest asjast arvad? Sina arvad, no tea, kas ikka seal on nii palju õigeid. Ja vaata, see on sõber, kes räägib, ta räägib kõike, Jumal rääkis ju Abrahamiga. Ja nüüd oli Lot ei teadnud ööda kui mütsi. Terve Soodoma ja Gomorra ei teadnud, et järgmine hommik on nad kõik põlend kõrbend. Nad ei teadnud sellest mitte midagi. Mis sest, et võib-olla Lot äkki rääkis, ma ei tea. Ta ei suutnud isegi oma naisi või naist ja lapsi, tütreid viia sealt linnast välja. Tütred lõpuks jõudsid, eks naine sai soolasambaks. Ta ütleb, Lot pääses, aga Lot ei olnud see, kellega Jumal oleks arutanud. Ma arvan, et Lotti päästis see. Ta oli küll päästetud nagu üle noa tera ta pääses. Vaata, Piibel räägib ka sellest, eks. Olgugi, et just kui üle noa tera. Te olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma käsin Johannese 15.4. Ja ma ei oleks seda jutlusesse pannud, aga kuna täna hommikul see tuli mulle nagu esile ja siis tead, me teeme vahel ka midagi valesti. Me eksime, on ju? Ka isegi meie, kes me tahame väga, räägin seda selles mõttes, et meis on Jumala kartus. Aga kui sa võtad lahti Johannese evangeeliumi ja selle viimase peatüki, mis seal Johannese evangeeliumis, see on see koht, kus Jeesus on surnud ja tema jüngrid ei oska mitte midagi targemat muud teha. Mis nad teevad? Lähevad tagasi, teeme seda, mis me tegime kogu aeg, eks. Nii, nüüd ma räägin teile, ma näitan teile ühte kohta, mis on minu enda jaoks oli ka niisugune bingo. Seal on üks aspekt, nad lähevad kõik. Mina lähen kalale, Simon Peetrus ütles neile, ma lähen kalale, nad ütlesid talle, me tuleme ka sinuga kaasa 3. salmis ole. Nad läksid välja, astusid paati, ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Huvitav. Vanad kalamehed läksid paati kalale. Terve öö olid merel. Aga Koidu ajal seisis Jeesus kaldal.
ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles neile, vaata väga huvitav jälle, kuidas ta sai öelda, Jeesus oli kaldal, jüngrid olid seal. Aga vaata, Jeesus räägibki meiega niimoodi. Ma olen vahest voodis, ma olen teed käimas, ta räägib siia sisse, otse. Ta oli ju juba surnud üles tõusnud, eks ju. Lapsed, on teil midagi leiva kõrvast? Nad vastasid, ei ole. Ja tema ütles neile, heitke nood paremale poole paati, siis te leiate. Mis te arvate? Mis on vaja selleks, et kala püüda? Mis on vaja selleks, et kala püüda? No seal oli võrk, eks ole, aga õnge on ka kindlasti, kes läheb niimoodi, väike kalamees läheb, võtab igast landid kaasa ja spinningu tänapäeval ja igast need asjad kaasa. Mis veel peab olema? Kuhu nad läksid? Nad läksid ju paati. Tähendab, seal oli vaja ka paati. Ja nad läksid ikka, no siis võiks nagu vett ka vaja olla, nagu sa selle kalu pole kuivas vees, eks ole ju. Võiks nagu vesi olla, paat olla, võrgud olla, kalamehed olla. Aga seal oli keda, mida mindi püüdma? Tegelikult seal püüti kala. Jah, ees oli ikka kala. Ma räägin ikka nii nagu siin kirja. Ja teate mis? Vasakul pool, paremal pool, mis tähtsus sellel on, eks ju? Noh, aga kui sa mõtled, kes kuulas esimesena seda, et visake võrgud paremale poole? Kes kuulas seda kõige esimesena? Teate, ma ütlen teile, kes? Kalad. Minul endal oli ka väga pingotunne. Kalad kuuletuvad Jumalale. Kõik loodu kuuletub Jumalale. Jumal ütles, nad olid püüdnud, nad olid kalurid, nad olid lollid, nad olid püüdnud terve öö otsa, ei olnud paremal, ei olnud vasakul kalu. Ja siis äkki ühel korral paremal pool on. Jumal ütles, nad kuuletusid Jumala sõnal, nad kuuletusid Jeesusele. Kõik loodu kuuletub talle. Kas ei ole hämmastav? Kui Jumal ikka avab midagi, siis ta avab. Ja vähem minu jaoks, mul oli küll see nii pingo tunne. Üldse tulnud. ja siis, kui sa mõtled praegu, et kõik loodu ju kuuletub Jumalale, eks ju, kujutage ette, et kui on niisugune olukord, me räägime siin, on üks noormees, paneme talle nimeks, paneme Johannes ja Maarja, said tuttavaks ja nüüd Johannes on see peigmees ja ütleb või Maria või Maarja, mis iganes nimeks talle paneme, et kuule, et ma olen sul nüüd peigmees ja nüüd näed, et kas sa abiellud minuga. Oi, kui rõõmus ma olen, jah, abiellud, ma olen kohe nõus ja kõik tore. Aga tead, kallis Johannes, mina käisin selle Eeroga seal, kui ma olin gümnaasiumi ajal esimesel kursusel, kui ma gümnaasiumis olin. Ma tahaks mõned õhtud, teisipäev, neljapäev ma käiks Eero juures õhtuti oleks. Aga siis ma olen veel, mul oli seal ülikooli ajal oli see Joosep, ma käiks selle Joosepi juures, käiks pühapäeval. Kuule, ükski peigmees ei oleks sellega nõus, on ju? Ja ma arvan, et meil on ka praegu see koht, kus Jumal katsu meie südamed läbi. Mitte ükski peigmees ei ole nõus. Ja nüüd, kui me räägime Jumala kartus ja pruut, siis sellist pudru ja kapsat ei taha ju keegi, eks ole. Ja see praegu tundus kindlasti, et ma tegin nüüd õudselt palju nalja, proovisin võib-olla natukene, ma ei tea, kas populaarne olla, aga selgitada seda asja, sest tegelikult, kui see on ju ausalt öeldes, kui tihti me ei usalda, meil ei ole Jumala kartust, Jumal võib meile rääkida. Ei no Jumal oota, mul ei ole võimalik praegu. Teata, vahest sa tõesti oledki kitsikuses, sa eksid, nagu need kalurid, nad läksid täitsa valet asja tegema. Jumal kutsus neid, mine ja püüa sinu sellele kaljule me ehitanud koguduse, mine püüa inimesi, aga nad tõmbasid kalale. Sest kalal oli lihtsam minna, see oli neil vanast ajast meeles, kuidas kalu püütakse. Jeesust ei olnud ju enam nendega. Nii et me ka eksime, aga meil on õigus ja Jeesus on jätnud meile selle koha. Ja nüüd ma palvetan, ma tänan selle eest, mis ma täna olen rääkinud. Nii nagu me alguses palusime, et te palute, aga te ei palu, sellepärast ei saa. Aga me täna palusime alguses ja sellepärast ma usun, et me mitte keegi ei ole enam endine. Kinnita täna
Jumal, sina oma sõna imetegude ja tunnustähtedega Jeesuse Kristuse nimel. Jeesus räägib meile väga selgelt abielu mõistest, truudusest, ustavusest. Ja ma nii tänan, Jeesus. Sa ütled oma sõnas, et sa valasid oma vere ja sind peksti nii, et sa olid tundmatuseni muudetud. Iga veretilk sinust oli välja valatud. Ära mõtle see täna mitte kellelegi oma naabrile või kaaskristlasele. Mõtle iseendale. Ma seisan su ees peigmees. Seisan su ees kui pruut ja ütlen, kus ma olen iganes mööda pannud. Püha vaim, palun ilmuta mulle. Ma tahan meelt parandada. Anna mulle andeks, kui ma olen jäänud tuimaks. Anna mulle andeks, kui ma olen leige. Tule aita mind. Ma vajan sinu abi. Peigmees, ma vajan sind. Ma räägin sellest seisukohast, et pruut ju igatseb peigmeest. Peigmees ju igatseb pruuti. Peigmees ootab käed avali oma pruuti ja pruudil on valikuvabadus. Ta teeb ju seda vabast tahtest, keegi sunni meid. Ja sellepärast, isa, ma tänan sind. Suured on need aarded, mis sa oled meile lugenud. Sa räägid oma sõnas Efesus kirjad, see on nii suur pärand, mis sa oled meile valmis pannud. Pärand on ainult üks osa, aga me palume, issand, risti meid täna Jumala kartusega. Risti meid täna sellega, et see on tõesti meie sees olemas. Issand, tule oma tarkuse ilmutuse vaimuga. Tule. Ja me palume ka oma perede pärast, oma laste, oma sugulaste pärast, oma töökaaslaste pärast, issand. Ja me palume oma Eestimaa ja rahva pärast, issand, las sinu Jumala kartus liigub sellel maal. Issand, anna meile andeks, kui me oleme olnud justkui ükskõiksed. Arvates, et sina teed kõik ära ja veel meie soovi pead sa ka meie sisse panema. Issand, mina pruudina ütlen, ma tahan sind teenida. Jeesuse nimel, aita mind palun. Ole mulle toeks. Jeesuse nimel. Aamen.